No nii, tere pealõunat. Uksed läksid nüüd lukku ja hakkame pihta. Et kes veel sisse tuleb, saab veel sisse, aga kõige paremast osast teeb ilma. Et minu nimi on Toomas Mõttus ja minuga kaasas on Sergei Sokolov, kes on meil tehniline spetsialist. Ja räägime teile täna siis sellisest virtuaalkeskkondadesse mõeldud varundustarkvarast nagu Veeam Backup and Replication. Ja Sergei pärast tõestab demoga, et tegelikult on võimalik backupist asju taastada ka, sest et enamik backupi toodete nimes on kõik on backup and replication, aga üheski backupi tootes ei ole nimetust restore. Aga me siis täna tõestame, et tegelikult Veeamiga on võimalik taastada, on võimalik testida taastamist ja on päris hea toode. Ja põhjus, miks me täna sellest räägime, on see, et Veeamil tuli välja uus versioon 7, et mõne aastaga on väga kiiresti uusi versioone tulnud, uusi võimalusi tulnud ja kui vaadata nagu ajas tagasi natukene, siis iga versiooniga on tulnud päris olulisi muutusi, et Veeam tuli välja aastal 2008 üldse esimese versiooniga ja sellest ajast kõigest nagu mõne aastaga võib nii öelda, 5 aastaga on kujunenud turuliidriks ja täna ütleks küll, et virtuaalkeskkondades tõenäoliselt kõige parem toode üldse virtuaalkeskkondade varundamiseks ja toetab nii VMware'i kui ka Hyper-V'd. Aga kuna need platvormid on erinevad, siis funktsionaalsused ei ole mõlemas platvormis täpselt samad, et nad varieeruvad. Ja võib-olla sellistest nagu olulisematest nagu funktsionaalsustest, mis siin Veeamis on, mis teistest toodetest neid eristavad, on Sure Backup, mis on tegelikult see pärast backupi testi, mis sa saad Virtual Lab keskkonnas, ma seda nüüd ei leiagi siit üles, Virtual Lab keskkonnas kontrollid üle, et sul see backup töötab. Ja sa saad peaaegu kõikidest süsteemidest, millest Veeam backupi teeb, saab teha ka item level recovery't, mis on väga vinge. Ja lisaks selle muudele funktsionaalsustele eristub Veeam teistest tarkvaratootjatest selle poolest, et enamik funktsionaalsust on tal kohe selles paketis sees, et ta ei litsentsimine käib koori põhiselt, mitte ei käi funktsionaalsuse põhiselt. See oli varem niimoodi. Nüüd natukene on see muutnud, sest Veeamil on nüüd rohkem pakette, on olemas standard, Enterprise, Enterprise Plus ja nendest erinevustest natukene ka räägime. Mis siis nagu selles uues versioonis teistmoodi on 2 hästi olulist suurt muutust või täiendust. Üks on One Acceleration ehk kuidas andmeid kiiremini ühest asukohast teise asukohta üle interneti saada ja Backup from Storage Snapshots funktsionaalsus, mis tähendab seda, et sa saad teise asukohta olemas nendest storage'is olevatest snapshotidest teha endale nagu täis varukoopia. Ehk siis, et sa ei tee sellest serveris olevast virtuaalmasinast, vaid sa teed storage'i tasemel varukoopiat. Hetkel ma ütlen kohe ära, et see on HP3 Barri ja HP VSA peal toetatud. Et need on nagu hetkel 2 põhilist platvormi, mille peal need nagu töötab HP-ga, nad alustasid seda koostööd, kuid Veeam tegi sellise plug-in arhitektuuri, et tegelikult teiste tootjate toe tegemine on lihtsalt plug-in'i küsimuse tõenäoliselt aasta lõpuks. Tuleb tõenäoliselt mitu nagu teadet veel täiendavatest tootjatest, kes toetavad seda Veeami funktsionaalsust. Mis siis, et räägin kohe need funktsionaalsused kohe alguses ära, et ülejäänud slaidid oleksid ainult kordamine, sest kordamine on tarkus emast ja leeb meelde ka. Et põhilised asjad on siis see, et mis minu jaoks nagu enda jaoks huvitavad tahaksid välja tuua on lindiseadme tugi, SharePointi parem tugi, Virtual Lab for Hyper-V, mis enne oli nagu natukene kehvakene Hyper-V poole pealt ja Virtual Lab for Replicas, et need on nagu sellised nagu olulisemad uuendused. Ja neid muid uuendusi on nagu hunnikutes, et lähekski siis siinkohal edasi ja
ja et räägiks, mis need nagu sellised nagu valdkonnad on, millele siis Viim seda 7. versiooni just luues millele ta tähelepanu pööras, on kasutajamugavus. Et iseenesest tehnoloogilised lahendused erinevate back-up'ide jaoks olid varem olemas. Selles mõttes, sa said ju back-up'i teha, sa said teha nagu muutunud plokkidest back-up'i ja kõikidel tootjatel see on olemas. Ja võib-olla ei ole nagu ühtne funktsionaalsus Hyper-V ja VMware'i osas, aga see funktsionaalsus on olemas. Ja selles versioonis minu nägemuses Viim, mis tegi, oli see, et ta tegi seda back-up'i seda plaani tegemist nagu palju lihtsamaks. Et siin on, Viim nimetab seda ise GFS-iks, seda ei ole siin praegu olemas veel näidatud, on grandfather, father, son ehk siis vanaisa, isa, poeg funktsionaalsus, kus sa teed nagu mitu nagu erinevat skeemi back-up'ide hoidmiseks ja seal siis nagu arhiivi funktsionaalsuse, nagu osalise arhiivi funktsionaalsuse lisamine. Ja 3.2.1 skeemi, millest Sergei oskab paremini rääkida, aga see vist oli siis, mis see 3.2.1 oli? 3 nagu meediat, 2 varukoopiat ja 1 offsite varukoopiat. Just. Et see on siis selline nagu varundusstrateegia, mida Viim vaatas, et enamik kliente kasutab just sellist varundusstrateegiat. Ehk sul on olemas koopia kiirel meedial, sul on koopia aeglasel meedial ja sul on koopia teises asukohas. Ja enamik Viimi kliente tahtis sellist nagu arhitektuuri ja Viim tegi sellise arhitektuuri nagu rakendamise palju lihtsamaks nüüd uues versioonis. Ja loomulikult siis selle varuserveri keskuse osa, et kuna need internetilingid on läinud suhteliselt odavaks ja sul on suhteliselt lihtne teise asukohta andmeid tõsta, siis ka nende interneti teise asukoha tugi läks oluliselt paremaks. Ja selle asja nimi siis on WAN Acceleration, millest Sergei pärast kommenteerib, kui me nende konkreetsete slaidideni jõuame. Ja ütleks siis, et see täna nagu Viimi eelis või see, mis siis nagu toimus, Viim tegi oma kasutajaliidus oli see, et ta tegi nende 3.2.1 strateegiate või salvestus nagu põhimõtete ja GFS salvestuspõhimõtete rakendamise tõi kasutajaliidusesse kohe sisse, et sa kohe kasutajaliidusest otse seadistad seda, sa ei pea hakkama nagu mitut erinevat backup job'i tekitama, vaid sa ühe sama backup job'i sees saad need erinevad strateegiad ära realiseerida ja suur osa sellest teise asukoha funktsionaalsusest täna on realiseeritud sellega, et varu asukohta kopeerimine tehti lihtsamaks. Et see replication on Viimi tootes olnud sees suht nagu esimesest versioonist peale, kui nüüd 7. versiooniga tuli acceleration, ehk sa saad nagu suurema hulga andmeid kiiremini teise kohta üle tõsta, et tegu ei ole proxy lahendusega, et paljud nagu back-up'i tooted kasutavad proxy lahendust, et Viim tegi täiesti nagu eraldi loogika mõlemasse otsa ja et selles mõttes, et see mõlemad otsad on nagu intelligentsed, ka see secondary backup site, et see ei ole lihtsalt backup koopia kopeerimine teise asukohta, vaid teise asukohta kopeeritakse tegelikult restore point'id. Ja tänu sellele, et ei kopeerita lihtsalt andmeid, vaid kopeeritakse restore point'id, siis sellega hoitakse nagu päris suur hulk juba andmevahetust andmevahetuse osas nagu sellist nagu ribalaiust kokku. Ja lisaks võimaldab see lihtsamini mitmesse asukohta back-up'i teha, et nüüd see strateegia, mida siis nagu Viim pakub, nagu mida võiks nagu rakendada tänaste lahenduste ja võib-olla siis hindade juures, mis on nagu kättesaadavad kasutajatele või ettevõtetele, siis on see, et sa saad nagu teha veel ühe secondary side'i, mis asub siis pilves. Et see ei asu mitte sinu enda asukohas, vaid ongi nagu pilve lahendus ja hetkel on Azure'i tugi
olemas ja sa saad nagu public cloud'i panna oma back-up'i. Noh, eks seal tekib loomulikult paljude jaoks privaatsuse küsimusi, on ju, aga väike ettevõte võib-olla ei ole selles privaatsuses, ei ole nii suur probleem või ei karda selle pärast, et tegelikult kui vaadata nii-öelda analüüsida, kuidas ettevõtete nagu süsteemide käideldavus ja turvalisus tervikuna on nagu näiteks pilve minnes paranenud, siis tegelikult on pilv turvalisem, et kui nii. Sa oled production, storage, primary ja secondary, igas ühes, see storage küll, aga igas ühes peab olema mingisugune soft ka olemas. Kus see soft paika? Jaa, selle secondary backup asukohas peabki olema see üks nii-öelda moodul, selle Vimi moodul nimega One Accelerator. Et siis mingi repository ka, kuhu need backupid nagu jõuavad ise, pluss siis see One Accelerator hoiab oma nii-öelda cache'i. Noh, vaata hea küsimus, anname sulle kohe hiire. Aitäh küsimuse eest. Et ma ei tea, kas sa hiirt kasutada, aga nüüd pead kasutama. Et nii, aga räägiks sellest Restore Point koopiast veel, et Vimi nii-öelda, kuidas see loogika toimub, on see, et sa teed nagu ühe full back-up'i ja siis sa teed nagu incremental back-up'e. Ja kui sa hakkad nagu tegema teise asukohta, siis sa võid alustada teise asukohta nagu full back-up'i tegemist. Põhimõtteliselt hetkel, kui sa nagu primary asukohta teed ka selle nii-öelda incrementali on ja see teine asukoht ise peab arvestust oma fullide ja incrementalite kohta. Ehk, et see nii-öelda, mis on nagu full backup ja mis on incremental backup, ei pea olema nagu sama primary ja secondary asukohas. Ja see saavutataksegi sellega, et ta ei ole lihtsalt proxy, et ta lihtsalt ei kopeeri andmeid üle, vaid ta teeb nagu intelligentse varukoopia teise asukohta ka. Ja lisaks sellele, et see hoiab nagu andmemahtu kokku, annab see ka selle funktsionaalsuse, et sa tegelikult saad selles secondary asukohas samasuguse nii-öelda taastatavuse, nagu sa saad need sure back-up'id mõttes, et sa saad nagu testida seda, kas sul tegelikult see back-up töötab ka või mitte. Et see on selle funktsionaalsuse saavutamiseks ka vajalik. Ja eks ta siis teist asukohast saad aeg-ajalt ära kustutada neid ja jääb üks full back-up. Ja GFS ongi siis nüüd see vanaisa, isa, poeg otse tõlkes back-up'i nii-öelda põhimõte, et ja sa saad seda ühes samas back-up job'is kohe teha, et siin määratled, et näiteks kui tihti ja millal sa teed neid nädalasi, kuuseid, kvartali omasid, et kuigi öeldakse küll, et back-up see on nagu andmete taastamiseks vajalik asi ja arhiiv on arhiiv, eraldi süsteem, siis 90% ikkagi ettevõtetest on niimoodi, et tegelikult seda eraldi arhiivi ei peeta ja back-up itakse ikkagi nagu, back-up on ka nagu arhiivi eest, on ju. Ja just sellest vaatenurgast lähtuvalt ongi siis nagu Viim selle back-up'i strateegia teinud, et üks on nagu best practice on ja teine on see, kuidas kliendid tegelikult teevad. Et kui kliendid tegelikult teevad niimoodi, siis olgu, toetame seda. Nii, ja One Accelerationist tahtis Sergei ise paar sõna sekka öelda, kuna ta on seda testinud ja tööle pannud. Et mida head sa oskad One Accelerationist rääkida? Põhiidee on sellene, et siis kui paned esialgu selle protsessi käima backup copy job'i, siis nii kaua ta teeb seda backup'i, ta veel vaatab neid unikaalseid blokke, mis selles backup'is on ja paneb neid oma cache'i. Et siis teisel pool, kus see remote asukoht on samasugune cache, et siis järgmine kord juba, kui ta näeb samasugust blokki selles source'is, siis seda ta enam ei kopeeri, vaid nagu annab linki, et remote asukohas siis võtaks juba olemasolevast cache'it selle blokki ja paneks sinna remote backup'i nagu sisse. Et siis tunduvalt nagu läheb väiksemaks see võrgukoormus, et üle võrgu nagu käib suht vähe nagu andmeid. Kuidas? Cache. Bloki suurustest
Ploki suurusest ma The guy from Wien can comment how large is the block that yeah, if I'm doing this block level dedupe, then quick size, but I don't know, yes. something around half megabyte, something around it. It's not 512 kilo siis on, noh, selles mõttes, ütleme siis nii. Aga mainin veel, et soovitatakse, et minimaalne selle cache'i suurus on 50 giga ja parem kui on 100. No muidu see sõltub sellest andmemahust, aga keskmised numbrid on umbes sellised. Ja ehk siis Sergei jutu illustreerimiseks siis veel, et tegelikult see One Acceleration, et kes on nagu dedupe tehnoloogiatega varem nagu kokku puutunud, siis seal ongi nagu eraldi kiht, mis arvutab, eraldi kiht, mis andmeid tegelikult liigutab. Et siin on tegelikult sama lugu, et seal korjad cache'i nagu muutunud plokid ja vaatad teisest otsast, kas sul tegelikult teises otsas on need plokid olemas, vahest võib juhtuda, et on juba olemas, et siis sa ei pea neid juba üldse üle tõstma. Ja sellega saavutatakse siis kordades kokkuhoid, ehk ta põhimõtteliselt on nagu incremental backup, noh, selles mõttes, et sisuliselt, et kui hästi nagu lihtsustada seda, lihtsalt seal seda loogikat või nii-öelda nagu tarkust on rohkem sees, et ta tekitab ikkagi selle incremental backup'i veel nagu eraldi incrementali, mis ei pruugi olla, mida ei pruugita nagu täies mahus üle tõsta, on ju. Et kui sul on mingid, noh, näiteks sul on virtuaalmasinatest on mingid koopiad asjad, et siis sul cache'is on see juba olemas mingi tükk, siis seda ei pea üle tõstma enam ja hashitakse seda ja vaadatakse, kas teises ostas ka seesama hash olemas on, et noh, see on nagu see, kuidas see hästi lihtsalt nagu toimub. Nii, ja see on siis nagu esimese backup'i, eks ole näide, kus see sääst on 4,6 korda, on ja. Et juba esimesel backup'il võib see sääst tulla päris suur, kui sul teises otsas on juba mingid andmed olemas sarnased. Ja kui sa samast masinast teed teist korda backup'i, noh siis sa pead nagu teise asukohta replika, siis noh, see sääst on veel omakorda suurem, et noh, tegelikult on nagu tüüpiline dedupe lahendusest, et ma ei oska isegi nagu noh, midagi nagu sükest erilist nagu välja tuua, vaid lihtsalt, et noh, nüüd on see nagu töötav olemas ja see erilisus on see, et sul lihtsalt ei tõsteta mitte andmeid üle lihtsalt nagu tavalistes lahenduses on, vaid sul tegelikult teine ots on ka intelligentne ja teeb oma nagu selliseid neid restore point'e, et see on nagu see erinevus. Kanal on krüptitud, kompressiooni osas ma ei ole nii kindel, et selles mõttes, et see dedupe ise juba nagu noh, annab mingisuguse kompressiooni nagu võimaluse. Aga et ma ei oska selle küsimuse. Ei, mina mäletan, et kompressiooni kasutatakse uute blokkide tõmbamiseks. We have a question technical question regarding this replication process to one acceleration. Is there any compression also? Okay, good. Compression and additional deduplication. Deduplication, compression, and because deduplication and compression is one optimization, and we have additionally one acceleration. So it's another thing which speed up all things. Thank you. Ehk siis on olemas, jah. Et deduplication ja compression. Et iseenesest, et mõlemaid nagu, ma ei olnud kindel, kas on olemas, sest see on uus funktsionaalsus on ja me ei ole nagu nii palju jõudnud seda proovida, aga iseenesest Veeamil on olnud varem nagu igasugused, kõikides muudes nagu stsenaariumites on nii dedupe kui ka compression on toetatud juba nagu mitu Veeami versiooni, et lihtsalt kuna selles osas ei olnud nagu 100 kindlust. Mis puutub nüüd lindi toesse, siis noh, lint on surnud, on ja. Et kahjuks ei ole see niimoodi, et king is dead, long live king, on ja. Et on olemas stsenaariumid, kus ilma lindita ei saa. Ja need stsenaariumid on näiteks see, kus ongi vaja mingisuguses väikses formaadis asi panna safe'i, mingisugune policy nõuab seda või näiteks mingi auditeerimisnõuded, mis iganes on ja
ja sul ikkagi on vaja see asi linti kirjutada, panna lint safe'i, siis noh, see on olemas. Et seda saab nüüd teha ja see on nagu suhteliselt lihtsalt nüüd Veeamil ära lahendatud, et kasutatakse siis sedasama Windowsi enda driverite süsteemi ja serveriga ühendatud lindiseadet. Ehk siis kui ta on nagu nii-öelda fiiberseade kuskil nii-öelda mujal võrgus, nagu need suured süsteemid tihtipeale on, siis sellised süsteemid ei ole otseselt toetatud, vaid toetatud on siis, kui ta nagu Windows näeb seda. Ehk see on nagu hästi lihtsalt kujult ära lahendatud, aga saab linti back-up'i teha. Teist hiirt sa ei saa enam. Mul on see IM back-up'i, siis on mul kuskil kontoris on VDI-d ja appliance, kuhu tuleb see teine sait. Kas ma seal teises saidis saan linti kirjutada? Mitte see primaarses saidis, kus ta mu back-up'i teeb, see teises saidis, kus ma saan lihtsalt lintiga majandada. Mitte nagu datacenterisse. Iseenesest on teises otsas ka Veeami ju server on ja seal sa saab panna küll selle sama. Kui seal on, saab, et teises asukohas on samamoodi Veeami server, aga kui on seal lihtsalt see accelerator otseselt ei saa kirjutada lindile. See on nagu kaks eraldi seda litsentsi ja kaks eraldi serverit. Ei, sa ju litsentsid ju koore, vaata nii-öelda, sul võib olla neid Veeami serverid 1000 tükki, kui sul ühe kooriga on ju. Sa need sokketeid litsentsid ju. Et sul Veeami servereid võib olla oluliselt rohkem, sul võib olla iga füüsilise kohta oma Veeami server. Aga noh, see ei ole praktiline lihtsalt on ju. Aga jah, litsentsitakse neid sokketeid. See on jutt selle aktiveerimisest, et kas on kohe niimoodi, et on selle aktiveeritud, kui back-up läheb vaja. No põhimõtteliselt on võimalik jah, ja formaat, mida ta kirjutab, on NT back-up'i formaat, et selles mõttes, et sa saad nagu NT back-up'iga pärast tagasi lugeda sealt näiteks. Isegi kui sul Veeami server peaks kadunud olema pärast. Et jah, et selles suhtes on nagu see okei, et Veeami ei ole nagu üritanud mingit oma formaati välja mõelda ja mingit nagu ratast leiutada, vaid on võtnud selle, mis on nagu olemas. Et lisaks, kuigi ta on NT back-up'i formaat, siis lisaks ta kirjutab sinna need restore point'id ka peale, on ju. Et sa saad NT back-up'iga taastada andmeid, aga sa ei saa restore point'e sealt, on ju. Et selleks, et sa restore point'e saaksid, siis sa saad nagu pealt ikkagi Veeami paigaldama. Ja ma ei tea, kas selle kohta slaid on, aga kuna ta on NT back-up'i formaat, siis sa põhimõtteliselt saad otse faile ka kirjutada linti. Et sa ei pea kirjutama, nii-öelda nagu võtadki, et kirjutad Veeamiga need failid sinna lindi peale, on ju. Et mis on arhiveerimiseks eriti hea, on ju. Jah, selle kohta on siin isegi olemas täitsa eraldi rida. Ja toetatud on ka siis autoloaderid, aga piirang, nagu ma enne ütlesin, piirang on see, et ta peab olema Windowsis nähtav. Et kui ta ei ole Windowsis nähtav, et ta on nagu lihtsalt võrgus mingi asi, siis nagu suurtes süsteemides aeg-ajalt on, siis selline stsenaarium ei ole toetatud. Et kui sul on ta Windowsi driveriga niimoodi, et sul Windows näeb seda, siis ta töötab. Ja LTO 2 vist oli kõige väiksem. LTO 3 ja uuemad. Nii, ja Sure Replica on uus funktsionaalsus, mis on olemas ainult VMware'i peale. Ja Sure Replica on siis selline tore asi, et varem oli Veeamil Sure Backup, mille sisu oli see, et sa teed backup'i ära, siis sa automatiseeritult tekitad siis virtual lab keskkonna, mis siis on oma nagu konteiner seal virtuaalkeskkonnas ja lased siis need serverid seal proxiga koos käima ja siis sa lased skripti käima nende serverite ja kontrollid, kas sul see backup tegelikult töötas, on ju. Lased seal üles Active Directory ja andmebaasi serveri, aplikatsiooni serveri, lased kogu keskkonna püsti, lased päringu käima, päring töötab väga hea, on ju, järelikult backup töötab, on ju. Nüüd sama asi on olemas teise saidi jaoks, kuna tihtipeale disaster recovery saidid töötavad jõude, et seal on küll olemas nagu storage ja faili serverid ja nii edasi, kogu keskkond on olemas, aga ta nagu ootab lihtsalt, et millal sinna nagu see asi nagu 2-3 korda aastas võib-olla on vaja seda, on ju. Et siis selle Sure
back-up'i osa saab teha teises asukohas, et see nüüd on niimoodi shore replika funktsionaalsusega toetatud, et teises asukohas lastakse see virtuaallab käima, testitakse neid servereid, et sa ei pea nagu selles põhiasukohas ressurssi raiskama. Ahaa, et no tegelikult ei saa, sest et ta on ikkagi, kirjutab Veeami oma nagu formaadis need backup failid. Aga selles mõttes, et see Veeami serveri üles panemine on suhteliselt lihtne protsess, et ja kui me räägime sellest keskkonnast, siis tavaliselt ikkagi sa selle backup serveri paned eraldi põhikeskkonnast. Et sa ikkagi ei pane seda virtuaalmasinasse, seda Veeami, vaid sa paned ülejäänud. Ja sa paned ikka selles mõttes, et see tundub imelik, et sa paned selle füüsilisse täna, aga samamoodi sa paned füüsilisse, paned eraldi ju paned monitooringu, mis sul seda monitoorib seda virtuaalkeskkonda, sest vastasel juhul sa ei saa ühtegi teadet selle kohta, et see virtuaalkeskkond kokku kukkus, kui ta ei ole eraldi. Ja seda küll jah, aga vaata, inimese psüühika on üles ehitatud niimoodi, et sa märkad neid asju, mis juurde tulevad. Aga need, mis puudu on, neid tihtipeale ei märgata nii lihtsasti. Et ehk siis, kui sul nagu logisse ei tule veateateid enam rohkem, siis mõtled, et küll on hea, et jube hästi on konfitud kõik ja kõik on hästi. Ja sa saad sellest aru siis, kui sul helistama hakatakse, Et see on see ainuke asi, mida tänapäeval telefoni vaja on, Et kui asi kõik kokku kukub, siis tahetakse sulle helistada. Et ja mis siis nagu see loogika siin on, mida siis Veeam ise alati ütleb, et on see, et kui me räägime sellisest nagu tavaloogikast, siis varasemalt on see, et kontrolliti checksum'i kõigepealt, et kas sul üldse failid tegelikult läksid üle, siis kord aastas paberite järgi tehti ka kontrolli, et back-up'i taastatav tegelikult keegi ei teinud seda. Ja nüüd siis selle Veeami nagu automatiseeritud vahenditega saad iga back-up'i järgselt kontrollida, et tegelikult ka töötas. Ja kui ei töödanud see aplikatsioon, siis sa saad teate selle kohta, et ei töödanud. Ja mis ongi just kõige tähtsam siin juures on see, et sa saad ta nagu laivis käima lasta ja vaadata, kas päriselt ka töötab. Et see, et sul andmetest on back-up olemas, ei ole mingi garantii, et sul tegelikult ka töötab. Et see on tüüpiline situatsioon, kus andmetest igalt poolt on back-up olemas, aga keegi pole kontrollinud, kas tegelikult töötab. Nii, nüüd ma rääkisin selle slaidi kõik enne ära juba. Et kujundlik siis nagu joonis sellest samast asjast ja hetkel see asi töötab siis VMware-iga ainult. Et Hyper-V'iga seda funktsionaalsust veel ei ole. Et kes teevad endale Hyper-V keskkonda. Ei saa jah. Ei selles mõttes, et SRM-ina saad, sest ta VMware'is töötab ju. Ei, seda küll jah, aga enam-vähem sama funktsionaalsus SRM-iga. Aga... Ei, jah. SRM ikkagi teeb sul failover'i, aga ta ei pane sul ju käima ja ei testi seda. SRM teeb failover'it, see ei tee failover'it. See testib, kas sul tegelikult töötab teises saidis lihtsalt, et sa ei kasuta põhisaidi ressurssi. Iseenesest teoreetiliselt on võimalik muidugi. Lihtsalt ta ei ole mõeldud selle jaoks ja ta ei tööta automaatselt niimoodi. Kui sa skriptid ja mudid, siis loomulikult töötab, sest et põhimõtteliselt mida sa saad teha on see, et sa pärast iga nagu back-up'i teha selle virtuaallabid ja jättagi need nii-öelda püsti et sa ei tõmbagi neid maha, vaid sa tõmbad maha siis, kui hakkab järgmist back-up'i tegema ja siis, kui on mingi häire, siis sa lihtsalt selle virtuaallab'i lased lahti, et sa
ta migreerib nii-öelda nagu töökeskkonda sealt on ju. Noh, põhimõtteliselt on võimalik, aga ta on ikkagi nagu sihuke läbi sammaste ravimine läbi, noh, saad isegi, eks ole, jah. Nii, ja selle kohta ma ei oskagi nagu midagi muud öelda, kui et vSphere'il on olemas Veeami plugin, et sa saad nagu näha see back-up'e vSphere'i konsoolist, et noh, ma ei oska isegi midagi öelda selle kohta, et noh, see on nii ja töötab. Nii, Virtual Lab for Hyper-V on siis nüüd uus funktsionaalsus Hyper-V'le, et varem oli see VMware'il ainult ja mis siis selle nagu Virtual Labi mõte on see, et ta teeb automaatselt siis sellise nii-öelda konteinerkeskkonna, kus sa saad virtuaalmasinad käima lasta, sa saad selles testida back-up'i, see on see show back-up, et kas back-up tegelikult töötab, sa saad seal teha seda item level recovery't ning ja siis ta on iseenesest on sandbox, et ta ei ole ülejäänud keskkonnaga seotud, sa saad sinna proxy vahele panna, et sa saaksid näiteks mingi Active Directory teenuseid põhikeskkonnas näiteks, et sa saad testkeskkonna ilusti püsti. Aga ta on ikkagi nagu eraldatud põhikeskkonnast. Ja Windows Server 2012 vähemalt on, et varasemad ei ole toetatud. Ei ole testinud, võib-olla härra Veeamist oskab öelda, et R2 is supported or not, R2 is not actually available yet, but R2 is it's compatible but not supported. There will be quite soon next path which will support VMware 5.5 and Hyper-V 2012 R2. Will be by end of this calendar year. Et R2 lihtsalt on see, et tegelikult see ei ole ametlikult ei ole veel kättesaadav, noh. Et selles mõttes see ei ole ametlikult veel olemas, et oktoobri keskpaik vist või midagi sükest paar nädalat veel, noh, selles mõttes, et nad ei saa ametlikult toetada asja, mida ei ole ametlikult olemas, noh. Et jah, nii on see mõeldud küll, jah. Nii, ja selle kohta meil oli väike video vist, et ole hea, kommenteeri ka siis SharePoint. Mis asi on Vesp siis? Topeltlõps, jah, ma ei tea, kas ta läheb. Nii, ja ekraani peal topeltlõps seda. Vesp on siis see Veeam Explorer for SharePoint. Et siis saab SharePointi neid objekte taastada nagu otse varukoopiast. No on siin väike demo, et üks SharePointi 2010 website, kus on siin 4 PDF faili ja ma kustutan ühe neist ära siit PDF-i. Et kommentaariks nii palju, et see on meie oma demo keskkonnas praegu ja Sergei eile lihtsalt filmis selle, kuna me ei olnud kindlad, kui hea meil siin see võrguühendus on ja kas me tegelikult saame terminist näidata. Ja me näitame videot, et tegelikult, kes tahab nagu päriselt näha, siis saab meie juurde tulla, me saame teha, näidata, kuidas see tegelikult töötab ja meil see on see nii-öelda laivis olemas see keskkond kõik. Või siis päevalipp oli siin samas. Nagu... jah, et sama asja näitavad Veeami poisid ka Veeami boxis ja siis kui te küsite neid igasugust näitamist, siis nad pärast annavad teile nänni ka, et seal on vilkuvaid palle, mälupulkasid, mingid siuksed asjad, et minge vaadake. Nad on siit, kui te lähete uksest välja, siis kohe otse teises otsas. Et nii, ma kustutasin selle faili ära, panen nüüd Veeami tarkvara tööle. Ei, see on ainult Windowsiga. Mingi roadmapis ei ole, et ma ei ole kuulnud. Do you know the planning and appliance? No, I don't think. Selles mõttes, et appliance'il on, vaata siis, selles mõttes, kui sa mõtled virtual appliance'ina, siis sellel ei ole nagu mõtet, sest sa teed sellest virtuaalkeskkonnast ja back-up'i ja kui sa selle nii-öelda virtuaalkeskkonna nagu security toote paned selle sama virtuaalkeskkonna peale, siis noh,
ei ole väga nagu mõistlik, on ju. No see pannakse ikka kõrvale, on ju. No näiteks nii saab teha, on ju. Aga teine pool on see, et tegelikult iga see viimiprotsess nõuab päris palju mälu. Et iga vist backup job tahab saada vist vähemalt mingi 2 giga vist või. Kui concurrent vaata, kui sa paralleelselt teed, iga protsess tahab 2 giga mälu saada samal ajal. Mis on seal, versioon 7.5 nõuded? See vist oligi umbes niimoodi, et see põhiinstallatsioon oli vist umbes, praegu nagu täiesti umbes panen, on ja oligi see, et umbes, et sul on vähemalt 2 giga mälu vaja sinna, on ja iga nagu paralleelse protsessi kohta, mida sa kavatsed teha, sa pead veel 2 giga panema. Et normaalselt toimiks, et eks ta töötab nagu muidu ka, on ja, aga kuna seal toimib kõik need nagu teetupid ja asjad, on ja, siis kõik need tegelikult ei ole, nad on nagu IO intensiivsed protsessid, et nad ei ole, prosed on tänapäeval piisavalt võimsad, et see prose taha ei jää, nad on IO intensiivsed. Ehk sul on vaja nagu rammi, kus kohas see, see võrdlemine ja kogu see asi saab nagu cashida saaks seda asja, on ja. Ja see cashimine tahab saada nagu rammi. Mis võrdlust? Jaa, change block tracking ut teeb VMware ka, on ja, aga küsimus ongi selles, et sa teed ju incrementali, on ja, siis sa tahad teada, millest sa pead incrementalit tegema, millest sa ei pea, siis on see, et on Veeam toetab protsessi, et sa teed reverse incrementali, et iga kord, kui sa backup'i teed, siis ta teeb nagu uue full backup'i ja kirjutab näiteks vanasemast incrementali. Niimoodi, et sul on nagu et ei tule, iga järgmine ei tule incremental, on ja, vaid iga tagasi on incremental ja see viimane backup on full, näiteks sellise protsessi teeb läbi. Et kui sa tahad näiteks, Veeamil on see, et sa saad käima lasta otse backup'ist virtuaalmasinaid. Sa saad seda ainult siis sellisel juhul normaalselt teha, on ja, kui sul see viimane on terviklik backup. Kui sul see viimane on increment, viimased 10 tükki on incrementalid, on ja, siis on full, on ja, siis kujutage ette, mis seda IO-d, mis sellele nagu süsteemile läheb ja kui aeglane see nagu backup on, nagu sa tahad seda käima lasta, on ja. Siis backup'i tegemise käigus ongi see, et tehakse nagu change, muudetud plokkidest tehakse backup ära ja genereeritakse full backup ja siis samas genereeritakse ka siis nagu tahapoole üks, mis on incremental. Ehk kui sa tahad nagu eilset backup'i, siis lasedki kohe terve virtuaalmasina käima, seal ei ole mingit lisa nagu tegevust selle juures, on ja. Ja kui sa tahad 2 päeva vana lasta, siis sa lased lihtsalt eilse pluss 1 incrementali. No sa pead ikkagi selles mõttes, et sa ei saa ju virtual labis, sa pead ikkagi full backup'i testima, sa ei saa nagu, sa ei saa selles mõttes, et see ei ole nagu, sa ei saa tööd teha, kui sul on seal mingisugune 10 või 20 incrementalit pärast fulli. Et see ei ole lihtsalt, see IO on nii hull, et see storage, ükskõik mis see storage'i sa võtad, ta ei suuda läbi vedada seda. Et meil oli üks case, kus klient tegi niimoodi, et pani tööle VMware'is, et ta pani, et iga kord tehti nagu backup'iks tehti see snapshot, on ja. Snapshot. Siis kui seal oli 30 snapshoti, siis kogu see süsteem oli koomas, Sest et ta iga kord, kui ta nagu läheb andmete liigist, ta käib kõik need snapshotid läbi kuni siis nagu fullini. Nii, siit vaatame edasi, panin restore nuppu peale. Et see keskkond on Hyper-V peal ja siin on selline valik nagu application items. Et siis valikuks on muidu saab Active Directory objekte taastada, Exchange'i, meile, kontakte, kalendri, sündmuseid, siis SQL-i, tabelite tasandil näiteks ka, SharePointi objektid ja need on Windowsi peal toetatud. Siin ma olen SharePointi saidi, mis on, ma olen kuupäeva, millal see backup oli tehtud, kus see fail oli veel alles. Siis ta põhimõtteliselt võtab selle backupi, mountib selle Veeami serverile külje ja siis Explorer oskab nagu vaadata sinna andmebaasi sisse. Ja ma siin saan nagu näha, et mis dokumendid ja lingid ja kõik muud asjad olid siin olemas. See on see fail, mille ma kustutasin. Panen lihtsalt restore ja defaultina ta läheb samasse kohta, kust oli kustutatud.
siin ma pean muidugi refresh'i tegema. Ja siis see fail on olemas. Kas see PDF leiti nendest datastore'ist üles või see võeti virtuallaabist üles? Virtuallaabist. Siis ta ei taastanud kuskil, lihtsalt kettapinda ei kasutanud, ta võttis backupi, mountis külge ja vaatas, mis seal sees on. Okay. Nüüd on järgmise slaidi. Ja võta Exchange osa ka, et samamoodi jah, kui näidata Exchange'i puhul on umbes sama protsess. Siin ma käivitan Outlooki tavakasutajana, see on user 1. Siin tal istub inboxis üks email, mille ma kustutan kohe. Shift delete. Shift delete. Permanent delete. Nüüd ma tahan seda taastada. Siis protsess on sama, lihtsalt valin sealt Exchange'i. Ja nagu te siis nägite, et tegelikult meil keskkonnas olemas nii Hyper-V kui ka VMware'i serverid, nii et selles suhtes, et saab nagu näha neid asju nii mõlemas keskkonnas, kuidas nad toimivad. Mis aplikatsioonid on veel otsast nagu aplikatsioonid on tegelikult see UER funktsionaalsus, mida reklaamivad nad juba varasematest versioonidest ka, et see põhimõtteliselt suvalist aplikatsiooni, mille saab jätta sellest virtuallaabist. Mul on üks video olemas, ma ei tea, kas me jõuame praegu nagu. Näitame ära, et selles mõttes, et ega mul seal slaid on veel, aga need on nagu põhiasjad. Et kui ma võtan backupist ühe Postgre andmemaad, mis jookseb nagu Linuxi peal. Et muude asjadega tegelikult on see loogika pigem, kui Veeami toetab seda, siis põhimõtteliselt loogika on see, et sa lased ta nagu seal virtuallaabis käima ja ekspordid need andmed, mida sa tahad taastada. Näiteks teed sa Postgrest mingi SQL päringu, et mingi konkreetse tabeli ekspordid välja ja siis teisel pool ekspordid see tabeli sisse. Et niimoodi saab teha. Et kui ei ole toetatud see aplikatsioon otse. Nii, samamoodi võtab backupi, mountib külge. See võtab natuke rohkem aega. Et nii kaua, kui ta siin mountib seda külge, ma räägiks siis sellest, et kellel tekkis nagu toote vastu huvi, siis on nüüd 7. versioonist on Veeamil mitu rohkem neid pakette, on Enterprise ja on Enterprise Plus pakett ja mõned funktsionaalsused on Enterprise Plussis ainult, näiteks nagu see One Acceleration et seda tavalises Enterprise'is ei ole ja põhjus on see, et paljud kliendid tegelikult ei vaja ka seda teise saiti nagu Veeamist kogu aeg. Ja mingid osadel taastamisest on ka, et vist seal näiteks SharePointil ka see item level recovery just ainult Enterprise Plussis, et teiste versioonidega siis võtad selle. On Enterprise'is ja. On, okei. Baasfunktsionaalsus on kas. Baasfunktsionaalsus olemas ja küsimus on see item level restore'is. Ja. Nii, nüüd on baas mountitud. Samamoodi ma näen siin kasutajad, kes seal Exchange'i andmebaasis on. Ja kõik need folderid on nähtavad ja inbox, see sama meil, mis mul oli. Panen taastama otse sinna samasse postkasti. Ja õnnestus. Vähemalt demo keskkonnas on uskumatu. Ja see video peale, see on jah. Videoefekt, filmitrikk muidu võtab pool päeva aega. Ei võta, nii palju võtabki. Et meie kogemus on jah, Veeamiga see, et tegelikult töötab väga hästi. Ja kuna ta on spetsiaalselt nagu tehtudki virtuaalkeskkondadesse, siis ta ei ole seda nagu arhitektuuri Veeami siseselt nagu väga keeruliseks aetud.
ehk see toode ise nii-öelda nagu tõenäoliselt see arhitektuuriliselt on ka nagu suhteliselt lihtne nii-öelda nagu noh, mõtlen tehniliste spetsialistide poole pealt, kes on selle progend, on ju. Et seevõrra nagu seal nii-öelda vea tõenäosus on ka madalam. Et paljudel tarkvaradel on see, et on aastakümnete pikkune ajalugu taga, on ju, peab seal toetama alates, ma ei tea, mingitest mainframe'idest kuni, ma ei tea, milleni, on ju. No siis on see tehnilise nii-öelda funktsionaalsuse tagamine keerulisem, et Veeam on suhteliselt uus toode. Nii, aga lõpetuseks on mul veel üks küsimus, et ma annan sinna selle härrale, kes esitas siin küsimusi veel ühe hiire. Mis on siis kõige parem backupi toode? Väga õige. Ja sellele, kes õiget vastust teab, oli veel kingitus.